mitte liiga kiiresti neid kaarte taskust välja võtta. Pall on jälle Nõmme Kalju karistusalasse jõudnud ja päris ohtlik pealelöök. Ja Roosnud saisid. Nii, aga nüüd Kaljul midagi siit tekkimas. Boroniltšikovi sööd kohale Ivanov saab proovida. Natukenegi keris üle jala. Ei ole siin Kalju pink sellega rahul, aga fakt on see, et mäng jätkub. Tamme Tuul võimalus ja Bergile Sülle. No, eks nad küsivad. Liivaku vastu. Ja Senderdus ja tuleb sealt hooga Rommi siht sisse ka ja ütleme, Salistel on seal väga, ütleme siis Levadia kaitseliinist ja prooviks leida selle nii-öelda positsiooni seal liinide vahel, et üle esimeste mängijate, et see oli... Nii, Ainsalu. Ja pall nüüd on lahti! Nurgalöök peaks olema. Ei ole. Nii, aga nurgalöök jälle korralik, päris kõrge ja Peetson ei olnud kaugel. Nüüd on pall lahti ja nüüd on olemas ka ja Robert Kirss viib Levadia ette. Seal on üks Kaljumees pikali, kindlasti hakatakse siin asju veel üle vaatama, aga esialgu Levadia 1, Kalju 0. Vaatame siis, mis selle Tambetuuga meil juhtus. No siin vist astus nüüd mööda minnes joostes, Varba peale või? Kas astus Varba peale seal? Ja tegelikult vist tundub, et isegi nagu päris niimoodi jookseb nagu üle selle jala, et nüüd võib-olla siit on kõige parem vaadata. Orkidega ikka päris valusalt hüppeliigese peale, jah? Kuna see pall tuleb tegelikult ikkagi ju sinna samma tsooni ka, siis... Peetsel ise läkski selle palli peale, jah? Ja võib-olla takistas sellega Tambetuu üleshüppamist, et ma arvan, et seda veel vaadatakse, jah? Ja ma arvan, ma ei imesta, kui Tohver tuleb ja vaatab ise ka selle üle ja siis otsustab, sest me elame selle stopp-kaadriga. Et ainukene, mis võib päästa muidugi see, et ega see Tambetuul nagu plaani sinna palli peale minna, aga ei loe, ma arvan. Ja ei loe. Nad on sellised, et kas Tambetuu nüüd oleks sealt läinud üles, aga kas see midagi muudab? Nii täpselt ma ei oska öelda. Aga me näeme kõik, et ta jala peale astub ja... Ja nüüd eksib Tambetuu. Pubakar Tambetuu. Üks Tambetuu teisele. ja jõudsime ära oodata selle momendi, kus nad ikka kokku said ja said siis niimoodi kokku, et... See on fantastiline sealt rohkem kui 20 pealt üle Valneri sinna taha nurka või taha üles, et pead olema valmis, kui pakutakse, tuleb vastu võtta ja Pubakar Tambetuu seda teeb. Tõesti hästi löödud. Suurepärane löök, et siin Valneril ei ole midagi teha, et Bergil, jah, mõlemad on neid nii-öelda, et selliseid asju ka nagu proovida vähemaks saada, selliseid mängutempo lõhkumisi ja isegi arvan, et siin ei olnud viga. Aga siht hoiab. Nüüd Tammik on seal haiget saanud. Nii ja nüüd on penalti. Kristofer näitab, Nikita Andreev on väga vihane siit, tahab, et tuleks ka kaart. Aga kas punane ka või? Nii, vaatame kõigepealt see olukord siin. Pigem oli puhas ja siin Tammik sai putsaga vastu nagu. Kukkumise pealt jah, aga nüüd see olukord... Nii, siin pääseb Orlov. Ja jala paneb ette, et Orlov hakkab nagu seda palli lööma ja... Mattis Männilan, Karl-Andre Valner ja lööb ära Mattis Männilan ja... Jõuga nurka, jah, et läheb Valner õigele poole, aga löök on nii tugev ja täpne, et seal Valneril ei ole võimalust. Kaitses kuidagi ei tulnud ja palliga ka, et siis... ei olnud palju puudu. Jah, aga ütleme, et see löögi tugevus on see, mis nagu määrab ära selle, et miks Valner näppe taha ei saa, aga enne väravat juba hakkas nagu üht-teist seal Kaljul tekkima ja nüüd võite tähistatakse ja see on... Oi, Roosnupul kui palju on ruumi ja... Ei taba hästi palli, et
Liivak, Ainsalul on ruumi, ei taha veel lüüa, Liivak uuesti, Liivakul võimalus. Ja Kalju saab klaaritud. Ja nüüd Henri Berg teeb ikkagi juba nii palju jõuda ja mehi on ees ka, et Roosnup saab proovida ja lööb mööda, aga jah. Shabirile pikem pall, Shabir saab palli maha, võimalus lüüa nüüd Shabir ja lööb üle. Ja Shabir paneb vile suhu, lõpetab selle asja ära 1-1. No võib-olla Levadia oli grammikese parem, aga sellest... Kalju mehed järjest, minuga on nüüd Mattias Männilaan, kes on 4 mängu järjest värava löönud. Mattias, paraku täna esimesed punktid ka läksid kaotsi sinu silme läbi, kuhu need täna jäid? Isiklikult ei löönud ära olukordi või ei läinud isegi lööma, et need jäävad kindlasti mul kripeldama täna. Et selle osa tahaks isegi võib-olla enda varna võtta. Tiimi poolt kannatasime siis suhtes täna veits madalamalt, kui oleme harjunud, et Leva sai ääri vahetada võib-olla mõndadel hetkedel liiga lihtsalt, et seda oleks tahtnud, et oleks kuidagi ära hoida suutnud. Leva mees ses suhtes müts maa, hea mängu tegid. Meil läks hästi, et me saime kahju muidugi enda lastud väravast, et seal oli, ma ei saanudki täpselt aru, kas oli kommunikatsiooni error või lihtsalt nii-öelda ebaõnn. Et Tampedu lõi ilusti ära ja 1-0, et meil lihtsalt läks üks hea rünnak võeti nende poolt siis maha, et tänu sellele saime selle 1-1, et meie poolt natukene, me ei saa ütle päris kurb, aga isiklikult rahul ei saa olla. Kui sa ise soovid või kui rahul sa üldse selle hooaja algusega oled? No ma püüan kõigest vähest praegu tagasi hoida, et loomulikult, et ütleme, alates Premier League algusest peale, ütleme, otsustavatel hetkedel VAR sekkub ja see on praegu olnud meie kahjuks, et need otsused on praktiliselt iga voor, sellega tuleb leppida, et me ei saa sinna midagi parata, aga see loomulikult natukene viib selle moraali maha, allapoole surub, aga selline see jalgpall on ja me peame sellega nagu toime tulema. No täpselt nädala pärast on mäng Floraga, selle hooaja esimene Tallinna derbi. Praegu oli väga siin raske periood, mitu mängu nädala sees, et olete valmis selleks? Ja, ma ütleksin, et see võib-olla aprillikuu on selline ellujäämiskuu, et proovime ellu jääda, et nüüd on nagu ikka, mis siin ikka, et nüüd on mäng läbi ja 2 päeva vaba ja siis me keskendume järgmisele vastasele. Edu teile!